kõikide inimeste eest, kelle üle sul on hea meel, kui nad sinus rõõmustavad. Sa oled meid täna siin üheks rahvaks kokku kutsunud, sa vaatad meie peale ja sa tahad meile ainult seda, mis on sinu silmis hea, õiglane ja aus. Issand, me tuleme laulurahvana sinu ette siin paigas, kus see laul on kõlanud juba ühena esimestest Eestis. Ühislaul, koorilaul ühest südamest ja suust hõisates tänu taevaisale, tänu kauni kodumaa, tänu ilusa looduse ja päikesepaiste eest. Issand, ole sina varjamas oma õnnistusega seda päeva, sinu rahvast ja anna talle palju aastaid elada sellel maal, mis on tema kodu ja kus on tema süda. Ava seega meie südame kaudu nendele inimestele, kes tahavad seda oma koduks pidada, kelle jaoks on siin see, mida nad elus peavad kõige olulisemaks. Issand, ja luba meil tuua ennekõike tänu sulle, sinu suure armu eest ja õnnista seda Jumala rahva laulupüha kõigile selle maa inimestele. Aamen. millega tähistatakse niivõrd suurte ja tähtsate sündmuste, nagu seda on reformatsiooni 500. aastapäev, Vaba Rahvakiriku asutamise 100. aastapäev ja loomulikult muidugi kultuuri- ja kirikuloo silmapaistva tegelase Martin Kõrderi peagi saabub 200. sünniaastapäev. Õnnitleme kõiki Saaremaa kirikupäevadel osalejaid nende tähtpäevade puhul ning soovime teile kõigile öelda tere tulemast Päikesesaarele ja Päikese pealinna. Laulupidude traditsioonist üldisemalt tagasi mõeldes tundub, et eestlastesse on istutatud nagu mingi eriline keel, et nii kui tahaks midagi tähtsat tähistada, nii korraldatakse laulupidu. Pole siis ime, et eestlased nimetavad ennast laulvaks rahvaks. See väljend on üks meie rahvusliku identiteedi väljendusi, mis on eestlasi ühendunud võitluses rahvusliku iseseisvuse eest. See oli nii muusikaline kui ka kultuurpoliitiline suursündmus. Eestlaste ühtekuuluvustunne ja kujutlus paremast tulevikust
on seega algusest peale seotud olnud laulupidudega. Vaimulikust laulupeost teeb aga erilise kõik see, mis kirikupäevadega kaasneb. Jumalateenistused, konverentsid, hulgaliselt ilusaid kontserte. Kirikupäev on vundament, millele on ehitatud laulupidu, kirjutas Raul Talmar Sirbis paar aastat tagasi peale Tartu pidu. Ja tõi välja, et esimesed laulupeod olid peaasjalikult vaimuliku repertuaariga ning me võime öelda, et alguses oli vaimulik laulupidu. Tugevad traditsioonid aitavad läbi minna keerulistest aegadest ja muutuste tuultest ning siis ometi ellu jääda ja veelgi tugevamaks saada. Hoidkem siis üheskoos seda kultuuripärandit, mida teieni on läbi laulupäevade toonud eelnevad põlvkonnad. Ja kandkem seda edasi neile, kes peale meid tuleb. Head pidulised, täna on tõesti põhjust kõigest hingest rõõmu tunda. Ja öelgem siis kõik üheskoos, las laulud kõlada taevani. Ilusat pidu!
kõik taevas nüüd kuulutab. Koor oratooriumist loomine. Dirigent Ülle Reinsalu. Kõik taevas
on segakool. Kõlab Eesti vaimulik rahvalaul, mille on seadnud Kirillus Kreek ja Martin Kõrber. Ma avan oma südame. Dirigent Anneli Tarkmeel. Konstantin Türpuu, Sanctus, dirigent Indi Kolk.